I'll drive. Where you bring me? Näe, su lennuka ootab teid ära. Ilma mootoriteta purilennuk. Lugulaul on järgmine. Tere tulemast uude episoodi. Täna on üks huvitav päev. Sander viib mind lennujaama. Ja lennukiga lendan Rootsi. Rootsis on üks auto. Ja see auto on aasta aega seisnud seal. Väidetavalt käib, aga võib esineda tõrkeid. Mul on seljakotitäis varuosasid kaasas. Ja vaatame, mis sellest saab. Mul on plaan selline, et täna õhtuks jõuan Rootsi õigesse linna, Örebrosse. Ja sealt siis homme hommikul võtan auto ja on vaja õhtuks jõuda Stockholmi sadamasse, mis oli see Värtahamnen. Ja sealt siis laevaga Eesti ja koju. Aga autost ma veel väga palju teile ei räägi, nii et vaadake parem seda lennu travel montaaži. Kohal kiirelt rongi peale, mida maha. Nii et kohe näete, kui ma rongis olen, siis räägime pikemalt. Lend läks väga kiirelt, 40 minti ja nüüd jooksin siin. Terminal on nii suur, et pool tundi jalutamist põhimõtteliselt rongi peale saada. Aga õnneks lend oli väga täpne, isegi kiiremini jõudis. Nii et mul on mõned minutid veel aega. Ja siis rongi peale ja rongiga Örebrosse. Naljakas lugu on see, et rongipilet oli põhimõtteliselt 2 korda kallim kui lennukipilet. Lennukipilet maksis mingi 22 või 28 euri. Aga rongipilet maksis 45 umbes. Nii et naljakas. Ryanair on ikka üks imeasi. No nii, ma olen Örebros. Rongid käin seal. Ma löötsin hotelli ülesse. 2 tundi 15 minutit rongi peal. Päris kiire rong oli. Pane ikka 2 sotiga vahepeal kõrvad läksid lukku lausa. Nüüd on hotell ja siis homme peaks umbes 8 kilti siit olema see koht, kus on auto. See on üks suurem auto. Kuidas ma ütlen seda, selle auto peale saab panna teise auto. Ja ma ostsin puksiiri endale, nii et varsti näete lähemalt. No nii, ma olen hotelli jõudnud. Siuke väike nagu laevaga ajut oleks. Aga mul on alles homme laev tegelikult. 80 euri öö koos hommikusöögiga. Nii et pole kõige hullem. Ja vaatame, mis siin linna peal toimub veel. Ja siis tudula ära ja hommikul läheme mässama. Ma näitan teile. Ma võtsin isegi varuosasid kaasa selle auto jaoks. Mul terve see väike seljakott. Seal on igasuguseid andureid, asju, värke. Isegi õlifilter või see kütusefilter. Nii et homme teeme unboxi. Olge ainel. Homme näete, mis huvitavat pilli ma endale välja tõmbasin sealt siis. Yeah, I found it. Teeme diagnosti. Ütles, et autoga on probleem ja mootori tuli põleb, et sureb välja vahepeal. Ja vaadake mu varuosaga kitti. Kütusefilter, igast andurid, etteandepump, kõik on olemas. Kütuse rõhu mingid probleemid olid sees ajus, aga praegu käib ilusti. Õnneks mul on enam-vähem kõik need andurid just kaasas ja kütuse rõhu probleem võib ka tulla filtrist. Ma peaks kõik olema olemas, ma loodan. Ja kõige tõenäolisem on, et mingi juhtmestik või mingi häda. Ma liigutan juhtmeni kohta, mis juhtub. Oi, kui riski business see on. Kui see välja sureb, mul on akuga tühi. Ja kütuse survekoodid olid sees, nii et ma üritan esimesse Piltemasse sõita. Ja siis vaatame, et kas ma jõuan sinna kohale ja saan uue aku igaks juhuks. Päris Piltemasse kohale jõudnud, surigi välja.
2 korda juba järjest ja õnneks akul oli korraks võrdsus ees, et veel 1 korra käivitada. Jou, rahvas. Tänane video on sponsoreeritud. Ja teate, kelle poolt või? Minu enda poolt. Oleme teinud uue veebilehe arvutipoisid.ee. Oleme sinna kokku kogunud üle 4000 erineva laptopi. Saate leida endale täpselt meelepärase arvuti, mis vastab teie vajadustele. Soovite palju rammi, soovite suurt kõvaketast. Saate filtrist välja otsida. Saate võrrelda arvuteid omavahel, panna kõrvuti, vaadata, osta järelmaksuga, mida iganes, Apple Pay, kõik jutud. Et ma olen neid videosid siin üritanud teha nii, et ma väga palju rahva käest mingit tona ja asju ei küsi, nii et pigem panustan sellele, et saan olla teile kasulik muud moodi, et leiate minu kaudu näiteks läpakaid või minge vaadake mts.ee, kui te tahate mida iganes osta, sest seal meil on 4 miljonit erinevat toodet. Oi, pea. On vaja siukest asja endale teha või? Võiks palun Teslaga sõita. Aga pilt on ma paistab sealt. Ma ei tea, ma lastan uue aku ja vahetan kütusesurve anduri ära, sest viga tuli sisse kütusesurve anduri. Õnneks on mul olemas. Noh, pilt on ma haul või? Ostsin uue aku, brake cleanerit, electric cleanerit, ühe tellitava võtme ja õli natuke igaks juhuks. Nüüd lähen vaatan, mis juhtuma hakkab. Paberkott reis, keskkonna sõbralik, hüppa pommi. Vabadi. Mingi mehed on ikkagi tarkanud ja researchi teinud veits. Toksin autovinglodi Intercarsi ja võtsin kõike, mida saab kaasa, mida mahub lennukidele võtma. Ja näete, Läti surveandur on siin. Selle viga näitis praegu. Nii, andur on paigas. Nii, andur vahetatud. Mootori tuli kustus ära. No sain 300 meetrit sõita suri uuesti välja, nii et selle anduri viga ei olnud. Ma ei tea, kui kütusveltit vaatama, ei tundu üldse hea tegevus, kuna seda ei saa õhku äkki kätte sealt pärast. No proovin. Mis on ikka? Sõita ma sellega ei saa praegu. Vana filter on seal. Uus filter on seal. Kurat, raskem filmida üksinda siin. Nüüd ma arvan, et ei lähe käima, aga peab õhutama. Kuskilt, ma ei tea, vihusti tagasivoolu tekib. Milleks on vaja endale nii teha? Ei saa sellega sõita. Nii, järgmine asi, kütusepumba peal olev regulaator. Hakkame seda vaatama. No, 3. kord piltamas. Nüüd ma arvan, et ma juba hakkan aru saama, mis mure on. Kütuseregulaatori juhtmed on parandatud ja ma tundub, et nüüd liiguvad selle, siis kaob ära midagi. Nii et vaatan selle juhtme välja selle. Siis peab saama. Mul on regulaator ka, sest tegelikult on regulaatoriga välja vahetada. That's when we forget just who we are. Make us come together in the alright. That's when you remember who you are. All the things tomorrow will be alright. That's when we forget just who we are. Oi, seekordne challenge ei taha kuidagi üldse õnnestuda, nii et ma igaks juhuks kutsusin buksiiri järgi. Proovisin igasugust asju teha seal ja siin on nii palju porri tehtud, juhtmed igalt poolt veetud, tehtud ja praegu jälle käib ilusti. Enne käisid ringteed seisma lihtsalt. Siis võtad kõrgsurvepumba või selle lati anduri tagant ära, selle peal käima. Siis käib natuke, siis sureb jälle välja. Nii et ma loodan, et selle buksiiriga ma saan kella 4 sadamas, siis saab laeva peale veel. Et laeva peale ma saan ikka ära sõita. Siit on 200 kilti minna täpselt, nii et kell on ka juba peaaegu 2, nii et kell 4 peaks juba vähemalt sadamas olema. 17.30 läheb laev, no 16.30 ülisemalt, eks siis, ma ei tea, helistan Tallinkisse igaks juhuks, kui hakkab liiga hilja peale jääma, et äkki ootavad ära. Ma ei tea, miks ma teen endale sükst asja. Aga noh, sellisele autole vedu tellida üritasin ka, aga no kuidas sa tellid? Seda ei pane ju kuidagi kuhugi peale niimoodi, et oleks olnud mõni rämp või mingi laadimisstokk, siis oleks saanud ju suure veoka peale panna, oleks lihtne olnud, aga hetkel on keerukas. Saaks lihtsalt Eesti ära, siis oleks juba hästi. Siis saab hakata diagnoosima. Ma piltamas 4 korda käinud ja igast asja ostnud ja ma ei tea. Akut ei olnud vaja, ma ei tea. Alguses aku oli nii tühi, et see ei teinud plõksu ka. Nüüd kerib nagu kuradi vana kuradi, ma ei tea, mis asi. Roolivõimde pealt ja
ma loodan, et see läheb sinna veoka peale. Ma ütlesin, et 7 meetrit pikk on, tegelikult on 8 vist. Ja sadamas transport maksab 600 €. Nii et õppige sellest, kuidas mitte teha asju. Aga noh, ma ei tea, vahepeal on vaja sellist värinat endale tekitada. Kui see oleks toiminud, oleks ülikõva olnud. Aga seekord siis niimoodi kahjuks. See pillib mahu ära siia resk. Ma võiks ümberlaadimise teise veoka peale, sest see on liiga väike, tagasildel üle ära ja nad ei julge sõita sellega ja laeva ma täna ei jõua. Kahjuks ma ei tea, mis ma teen. Ja homme ei lähe, ülehomme ei lähe, pühapäeval see läheb. Noh, ma olen kohal. Laeva ei ole hetkel enam, aga siit laevale sõita on mingi 400 meetrit. Nii et selle peab see käru ikka välja. Päris raske oli filmida, aga nagu ma läksin sellega liiklusesse mitu korda. Mõtlesin, et nüüd on korras. Sõidan ja siis käib pah! Auto sureb välja. Täiesti tühja koha pealt, nagu aju lihtsalt lükkaks kõik katti. Mõtlesin küll, et mis see siis ära ole, nii lihtne diiselmootor, et tulen teen siin ära koha peal kiirelt. Aga ei teinud. Aga no ma võtsin selle riski natuke selle video pärast ka ja seekord see ei mänginud välja. Nii et mul on hotell seal. Scandic. Puksiir on ka veel siin. Puksiirimees oli suht norm vana. Ma isegi mõtlen, et ta kulutab reaalselt 6 tundi mu peal ära. Isegi rohkem. Ja tegelikult see ei olnud ka nii kallis. See maksis umbes 550 €. Nii et mul selle autotransport Eestisse läheb ikkagi siuke tonnilegi, aga kuhu sa paned selle 8,5 meetrit pika villine? Ei panegi kuhugi. Elu õpetab, aga nüüd on vähemalt puksiir olemas, kui see Eesti ka nüüd jõuab veel. Tähendab, ta peab kõigepealt sõitma esimesse laeva, siis peab sõitma sealt maha ja siis peab sõitma teise laeva. Seega, et ma lähen üle Soome, aga Soomes õnneks ei tohiks ka olla väga pikk see tee, mida ma sõitma pean. Samas nüüd on kogu aeg hästi käinud viimased need pealeajamised ja mahaajamised ja tühikäigul ja vahepeal suri isegi tühikäigul mu välja. Mõtle, kui hea siia on drifti auto peale ajada. See laseb selle tagaotsa hüdroga alla ja siis see nokk keerab ka vise veel alla. Ja tegelikult ei pea mitte midagi tegema. Lihtsalt sõida peale ja laiust on ka piisavalt. Ja ees ka ruumi. Saab kiireid trennipäevi teha, mida iganes vedada kiirelt vaja on. Ja kärukonks käib ka tegelikult taha. Nii et sellist platvormi, sellepärast ma ostsin ainult selle, et siin on siuke platvorm. Ma olen seda ammu tahtnud, et kõige lihtsam oleks lihtsalt peale ajada. Ei pea mingit rämpe või teesid välja võtma, mingi mässama. Aga ma ütlen, et ma arvasin, et see puksiiriga siia toomine mul on vähemalt 1000 €. See 200 kilti, aga ei olnudki. Lähme hotelli ja ma isegi läpakat kaasas tööd ei saa teha. Ja nii on. Kala tahaks püüda seal. Hotel. Siit on hea vaade. Laev peab sinna minema täpselt homme. Ei, see läheb Eesti laev. See Soome laev vist on sealpool kuskil. 12. korrus. Nüüd ei ole midagi muud, kui peaks sööma ja ma ei tea, puhkama siis või. Oska midagi teha. Vaatan, et see on mingi Sky baar ja hommikusöögist on päris pikalt möödas juba, kell on mingi 6:30. Lähen sööma. Hotellis on nii kallis elu, et üldse toit ja kõik asjad maksid 12 € jälle eest, nii et ma lähen otsin mujalt süüa. Aga vaatad on ilust. Joo, tere hommikust. Mu laevaka saabub. Ja nii. Hotellist visatakse välja, aga laev on käega katsutaval kaugusel peaaegu. Nii et mul on vaja ümber hoone sõita ainult põhimõtteliselt ja sinna
Ta vaatab, kas pill läheb käima. Aku vist on täitsa tühi. Peab veel teine aku on. Nii. Katse number. Mingi number. Läks käima. Mootor tuli põle hetkel, aga aku oli täiesti tühjaks tõmbanud ööga. Ma mõtlesin, ma võtan klemmi maha, aga mul läks meelest. Õnneks. Ma ostsin piltamast eile teise aku. Rooli või mõni tahab ka natuke juurde saada. Nüüd on vaja küll ainult mingi 100 meetrit sõita. Laev on seal. No Soomes on vaja ka, ma ei tea, kui palju sõita. Aga praegu nagu toimib, ma ei tea, no ma eile seal tegin nii palju asju, et aga lõpuks enne seda, kui ma Puksiiri kutsusin, siis ta ikkagi suri välja. Neid väljasuramisi ma video peale ei saanud, sest kerge mingi siuke paanikamoment tekkis lõpuks juba aeg läks käest ära ja nii et peate uskuma mind, ega ma niisama Puksiiri ei võta. Ja veakoodidest mul on pildid ja asjad ja ma olen nüüd siin õhtul uurinud natuke veel. Et isegi ajupinnid on teada, kuhu see andur läheb, aga põhihäda on see, et ilmselt on elektroonika viga, juhtmestiku viga või aju või viga või et ta vahepeal kaotab ära lati survesignaali ja siis või see signaal nagu valetab või teeb mingeid asju ja siis aju teeb kohe cut, cancel, muidu lendab õhku. Diislid ei tohiks väga lihtsalt õhku lennata, aga see on ju liiga targaks juba aetud. Oleks ta nagu vanem diisel, siis seal oleks ainult see suretusnupp, muud ei oleks, ülendaks kõik mehaaniline, aga siin on juba Boschi aju sees. Võt. Kell on 12:05 minutit ja laev väljub 16:45. Aga mingisugune 3 läks peale või? Kuigi pidi 16:30 muidu minema, aga täna läheb hiljem. Oleks võinud eile Tallinki laev ka hiljem minna see 2 tundi hiljem, siis ma oleks peale saanud. Siin sommid transpordivad ka mingisuguseid roimasid. Viivad tagasi enda kodumaale vist. See kabiin on kollane olnud kunagi. Ja siin on siin ilgel läbu. Eile tekitasin mingit asju. Piltama tööriistu igast asju. Ei tea, kes autosse neid tööriistadeks. Ei tea, kas peaks aku klemmi maha võtma siin paariks tunniks või. See oli täitsa kellu ikkagi see aku hommikuks. Nagu ei teinud piiksu ka. Siis on mingi voolu kadu kuskil, siis on mingi asi võtab voolu, jälle kahtlane juhtmestik. Ma arvasin, et viin selle auto Põlvasse. Ma olen rohkem siuke bensiinivend. Viin isa juurde, äkki nemad siis hakkavad diisliga messama seal. Ja tõi mingi nimekiri asjadest, mis korda vaja teha on ja siis hooldused kõik värgid ära. Tegelikult peaks siduri ise ka tegema ja siis on meil ainult lõbus sõita. Kondi peaks tööle panema ja suvel oleks hea. Isegi ohutule nuppi tööta. Ma ei tea, lähen vaatan väljast lähemalt. Põhimõtteliselt see ühest nupust laseb ta taguotsa alla ja see junn keerab ise veel alla ka hydraaliliselt. Aga seda saab vist lukustada ka. Ma ei tea. Siis on mingi supervinch. Siis on peegel. Siis on mingi kastid. Tühjus. Kas vints töötab või? Ja topelt sillaga. Ja full alumiinium. Kuni sinna kabiinini välja. Rööfid tunduvad isegi viisakad. Aga ma näen, et kässerid rassid on juba suht kehvad. 195, 55, R10. Kardirattad on siin põhimõtteliselt all. Aga jumala okei sõita. Jumala hästi töötavad. Poled sul mingid valgused. Piltama tööriistad. Siit ongi see hüdro. Ma ei hakka seda näppimagi praegu. Aga ma ütlen, et crew jaoks on siin ruumi küll. Et muidugi tahaks värskemat Puksiiri, aga sellise nagu komboga Puksiire pole väga võtta. Et oleks 5 kohta ja pikk plaat ja madal plaat ja lai plaat, et driftiauto läks peale. Nii et ma arvan, et minu jaoks on see hea variant. Sest saaks ka sprinteri osta sama hinna eest põhimõtteliselt. Aga kui sa pead seal mingid pealesõid teesid välja tõmbama ja kõrgele peale sõitma, siis ei viitsi nagu tegeleda siukse asjaga. Nägite, kuidas Sander sõitis mööda ühest kuradi pealesõidu teest. Kesklokk ja kliima
või noh, konditsioneer, elektriaknad, elektripeeglid. Et kõik vajalik on olemas, natuke korda sättida seda asja viisakamaks teha ja siis ma arvan, et see mootor kestab ka väga pikalt, et otsib mingi uue juhtmestiku siia või teeb uue juhtmestiku ja et selline see väike puksiiri toomise seiklus oli. Finland. Oih, ega eile muud ei teinudki, kui lihtsalt lendasin laeva, käisin saunas, käisin mullivannis, käisin söömas, läksin magama. Ja täna jõudsin siis Soome. Soomes oli 5 kilti vaja sõita ja 5 kildi jooksul ühe korra suri väljagi kaota. Aga nüüd ma avastasin selle, et nii kui akuklemmi korra maha võtad ja ühe peale pane, siis läheb kohe uuesti käima tagasi. Nii et mingi massi lülitatakse toas või. Sest enne mul oli see, et ma võtsin anduri küljest, siis ta läks käima. Siis nagu resettis ära. Aga tegelikult saab akuklemmiga ka. Ja ööseks jätsin laevas akuklemmi maha, muidu mul oleks nagu häda olnud vist. Aga põhimõtteliselt kohe tuleb järgmine laev ja ma jõuan lõpuks Eesti. Ja siis, kui ma garaaži juurde jõuan, siis näitan, kuidas ta välja sureb teile ka. Seda ma ei saanud nagu väga filmi peale siin, et ma enne julgesin seda kurja karja kutsuda. Aga paar tunnikest läheb veel aega. Põhimõtteliselt kogu see trip on planeeritust läinud 1,5 päeva pikemaks ja 2 korda kallimaks vähemalt. Nii et palju õnne mulle. Aga ma ikkagi olen selle platvormiga rahul. Kuigi see nina võiks värskem olla, ma mõtlen, aga mis seal ikka. Kui kellegil on Fiat Ducato 244 või mis iganes bokserid ja jumperid ja kõik need on samad, mingid varuosasid pakkuda, siis andke teada. 2.8 mootor ja võtmestik huvitab mind. Tegelikult oleks ukselukud vaja ära vahetada, siin on mingi erivõtmed ja asjad ja noh, ikkagi veits sporri tuleb välja siit. Ma arvasin, et asi on parem. Keegi on siin ikka ehitanud asju. Ma näitan teile, kus immo töötab. Näete, siin on üks võti teibiga tõmmatud ümber immo sellele antennile. Nii et ägedaid asju on teinud. Ei tea, kas rootslased või mis iganes. See, kelleks ma selle auto taga kätte sain, muidugi oli täitsa türklane. Ja mis veel ei tööta? Mis mulle veel silma on jäänud? Ükski nupp ei tööta siin. Nendest, ma arvan, et siit on mingi pistik tagant ära. Tulesid ei saa ka panna, kui välja sureb. Kodu paistab, kohe peaks laev tulema. Juba tagurdab. Ära palub välja sure siin. Jees, ma saan laeva. Näeme Tallinnas. Välja suri. Nüüd nägite esimest korda, kuidas välja suri lambist. Paar kilti minna. Loodan, et keset vistmikku kuskil välja suri. Ja mitte midagi ütlemata. Siis kui panin telefoni tasku ja jooksin kiiresti kapoti juurde ja panin akuklemmi. Kõik kanalis. Äge trip raisk. Sõidame jälle. Hull loto ikka raisk. Mul paar kilti veel minna. Ma jõuan. Ja
seisab jälle. Garaaž paistab ja see Pilseri jälle. Viimased meetrid. Tule moo. Ja nüüd kohe käib. See oli nüüd 4. kord laeva pealt siia tulles. Jube. Iga mingi 2-3 kildi tagant. Aga koju ma jõudsin. Home. Home sweet home. Oo, ilus aegis. Vot süksed seiklused siis lähed omast autot tooma easy peasy, no. Aga ei ole easy. Peaks nii lihtne olema see mootor. Tahaks kohe hakata lammutama ja aru saada, mis see probleem siin on. Kui on tööriistad, kui on garaaž, väga lihtne. Kui oled tänava peal kuskil Pildemäes, siis on raske. Aitab mulle tänaseks. Ma olen läbi nagu mis iganes raha. Nagu Soome raha, nagu Rootsi raha.